Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Rally Estonia teisest päevast on esimene pool sõidetud, 2 korda läbiti Peipsiääre kiiruskatse, 2 korda Mustvee kiiruskatse. Need on selle ralli ühed keerulisemad kiiruskatsed, eriti neile, kes ei ole varem sõitnud. Ja võis arvata, et seal juhtub õnnetusi, vahed hakkavad suurenema ja eestlaste jaoks kohe negatiivne uudis tuligi esimesel kiiruskatsel, kui meie noor talent Jaspar Vaher lõhkus auto ja pidi katkestama. Kuid samas oli ka positiivselt. Robert Virves jätkuvalt juhib Rally 2 arvestuses ja ta edestab Roope Korhoneni 7 sekundiga. 3. kohal on Teemu Suninen. Nendel kiiruskatsetel, mis hommikul sõideti, oligi Virves just eelmisel aastal konkurentidest peajagu üle ja tegi vahe sisse. Seekord see nii lihtsalt ei õnnestunud ja vaatamegi nüüd, mis ta ise räägib, mis olid need erinevused eelmise aastaga võrreldes. No, Robert Virves õnnestus täna hommiku esimese ringiga vahet suurendada, et see võib-olla sihukest ülemvõimu nagu eelmine aastane katsetel näites ei tulnud, aga kokkuvõttes okei. Jah, tulemuslikult on okei, aga kuidas öelda, väljast tundub võib-olla ilusam või lihtsam, et päris elus ei ole kõige mugavam omal autos olla. Ma saan aru, et auto ei käitu päris nii, nagu sa soovid? Jah, ütleme, üllatusi on palju, et me oleme nagu kogu aeg üritanud mingeid asju muuta ja leida mingeid asju, ütleme, eelmise aastaga võrreldes oleme natuke teises suunas, et keeruline öelda, et mingites kohtades jälle töötab, aga samas see kõikumine on päris suur. No aga kui töötab, siis kõrvalt ka öeldakse, et tegelikult ju vahe on ikkagi okei, et ei tohiks nagu meelt heita. Ei, meelt kindlasti ei saa heita, aga lihtsalt ütleme, et tööd peab kõvasti tegema autos. Aga kirjelda võib-olla, mis sa nagu tunned, et mis sa tahaks, et oleks parem? Üldiselt auto üllatab palju mingite kohtade peal. Ütleme, katsed, mis nüüd olid kitsad ja kui sul ei ole usaldust taguotsa üle, et sa ei tea, kas ta seekord kavatseb sinust mööda sõita või mitte, et päris keeruline on nii-öelda hoogu kanda. No need katsed tuleb vist unustada, et need teise ringi katsed, mis nüüd peale pausi on hoopis teistsugused, et kas sa oskad nagu ette aimata, kas seal võiks olla sinu jaoks asi mugavam? Ma ütleks, kui teed on gramm võib-olla abrasiivsemad, et siis on lihtsam sõita. Et ma niimoodi ei oska ennustada, mis nagu need teed on meie ajaks, aga ruumi võiks rohkem olla, ma tahaks uskuda, et on natuke lihtsam. Paremuselt teine eestlane on 7. kohal asuv Romet Jürgenson, kes kaotab Virvesele 48,3 sekundit ning Patrik Enok on 10. kolmas eestlane kaotusega 1:01,2 ja vaatamegi nüüd, mida need mehed ka hommikustest kiiruskatsetest arvasid. Romet Jürgenson laupäeva hommiku esimene pool tehtud nendel võib-olla selle ralli kõige keerulisematel kiiruskatsetel, et kuidas ise hindad, et püsisid paremini tempos kui esimesel päeval? Veidi võib-olla jah, aga vähemalt on ühtlane selles mõttes, et hetkel tunne on, et ma teen oma ära, ega siit selles mõttes proovisime erinevaid mingeid seade asju ka, aga siin liiga suurt imet ei tee, et me ikkagi miski on meil puudu ja splittidest tuli ka välja, et kohe kui rööpas on, siis kaotame eriti Toyotadele, et praegu on nii. No sa eile õhtul ütlesid ka, et proovite mingeid lahendusi leida ja teha ja kui palju või mida te üldse teha siin saite selle õhtuse hooldusega, ütleme tänase päeva peale vaadates? Ega suurt ei saagi, et siin on ikkagi natuke suurem lugu, ma arvan, et üldiselt kuidas see auto rööpas käitub ja kogu see auto enda ülesehitus, et seda niimoodi ei muuda. Kui on nii-öelda pinnas veidi siledam, siis tegelikult ma arvan toimetab hästi ja selleks tegelikult nüüd see teine luup, mis tuleb, et
ma arvan, samamoodi surudes võib-olla ajad võiksid veidi paremad olla. Et selles suhtes jah, et need rajad vist sarnanevad nüüd rohkem sellele, mis eile oli tegelikult. Aga ütleme siis selle eilse sõiduga võrreldes sa arvad, et sa said nagu asjad paremini paika? Ja ma arvan, sõit on paremas kohas nüüd täna kindlasti, et eks näha ole, kuidas need ajad nüüd on, aga ma arvan jah, võrreldes eilsega, vähemalt sõidu osas ma tegin küll sammu edasi, et nüüd oleks vaja see auto jah, kuidagi rööpas ka pidama saada. No kui otsida positiivset, Eesti meestest teine ei ole ju ka kõige kehvem siin teadupärast ja siin mingid raha peale mängud ka käivad ju. Jah, aga ei selles mõttes selge on see, et Jasper oli kiiruslikult kiirem, et kahju, et tal nii läks, aga jah, vähemalt teistega täna oleme suutnud nagu võidu sõita vähemalt, et eile oli teine lugu. Nii, Patrik Janok, laupäeva esimene ring sõidetud, no esimest korda sõitmiseks sellise autoga seal vist väga rasked kiiruskatsed, et seda oli vist ka tulemustest näha. No eks kindlasti katsed on omamoodi keerulised, et keerulisemad kui nad eile olid, aga meil lihtsalt hommik hakkas nagu vähe kehvasti, et seal kohe põhimõtteliselt teises või kolmandas kurvis käisime teelt väljas, et natuke hindasin seda pidamist valesti ja vajusime kraavi, aga selles mõttes läks kõik hästi, et saime sealt omal jalal välja ja 20 sekundit läks küll kaotsi, aga üldjoontes oli kõik nagu hästi, et jah, tempo mõttes ma arvan, me oleme seal, kus me justkui peaks olema, et seal Jürgensoni ja Mille ja nendega koos, et ma arvan, et see on meie õige kiirus täna, et aga nüüd viimasel katsel jah, väiksed probleemid või tehnilised probleemid. Midagi suurt ma loodan, et ei ole, sõita saab, aga loodan, et saame korda. No kas see hommikune äpardus tegi kuidagi ettevaatlikumaks ka või sundis natuke külmemat pead hoidma? Üldjoontes, eks ta ikkagi kindlasti oli külm dušš või äratus, aga ma arvan, et edasi läks ikkagi hea rütmiga, et ei olnud sellist liiga nagu mahavõtmist või seda, et ma arvan, et sai nagu ilusti ehitatud üles selle, et ei saanud, natuke ikka kõigutas see, aga tegelikult ei ole nii hull. No nüüd peale lõunapausi Otto tees hoopis teistsugused kiiruskatsed, et rohkem sarnased eilsetele, et kas seal peaksid ennast mugavamalt tundma või need on nagu tuttavamad olud? No võib-olla küll, et natukene on profiili mõttes nad sarnasemad ja ehk rohkem võib-olla tean ka neid niimoodi peast, et aga eks ikka konkurents on tihe, et siis ma arvan, et teised on samamoodi kiired, et ei ole seal tukkuda aega midagi. No nagu nägite, Patrik Janokil läks päris õnneks, sest et oleks võinud temalgi sarnaselt Jasper Vaheriga see võistlus lõppeda kohe hommikul, aga rallisport on selline, siin juhtub igast asju, nii et seda väga hinge võtta ei saa ja tuleb edasi kihutada. Ülejäänud eestlased Karl-Martin Volver on 13. kaotaus, 1.18 ning Joosep Ralf Nõgene 14. kaotusega 1.20,9. Peale hooldepausi siirduvad autod jälle sinna Otepää poole ja Lõuna-Eesti poole nii-öelda Peipsi äärde rohkem tagasi ei minda. Seal on sarnasemad kiiruskatsed nendele, mida sõideti eile ning pärast seda, kui need kiiruskatsed on sõidetud, 4 kiiruskatset, on pilt juba selgem. Rally Estonia teine võistluspäev on lõppenud ja nii-öelda eestlaste klassis ehk siis Rally 2 autode seas Robert Virves, Jako Viilo jätkuvalt liidrid ning see on selle päeva kõige tähtsam sõnum. Edestavad nad siis enne viimast päeva 10,1 sekundiga Roope Korhoneni ja Korhonen edestab omakorda 0,8 sekundiga Teemu Sunineni. Virves siis suutis selle päevaga edu veidike kasvatada ja vaatamegi nüüd alustuseks seda, kuidas ta ise selle päevaga kokku võttis. Teine päev sõidetud, 10 sekundit edu, et kui palju siin oli hambad ristis pressimist, kui palju kontrollivat sõitu, et edu ju ikkagi suurenes natuke? Jah, korralik päev jälle, et oli mingid kohti, kus ei olnud üldse rahul autoga, et natuke balanss on vale mingites kohtades, aga ütleme teised läbimised, kui pidamine oli ühtlasem ja parem, siis ei olnud väga hullu, et kus vähegi kõik klappis, siis surusime korralikult, et kuskil järgi anda ei ole võimalik. 50 kilomeetri jagu katseid täna ja pikad katsed metsa vahel, sekund siia-sinna, aga nüüd ka viimasel katsel õnnestus sul veel pea konkurentidelt sekund juurde saada, et tundub, et
selle pika päeva lõpuks suutsid ka seal veel seda fookust kõige paremini hoida? No, eks see on päris keeruline katse, jah. Kui ma katse lõpus ütlesin, et ilmselt siin näeme suuremaid vahesid kui 25-kildisel katsel, aga eks siin on seda puhastamist rohkem ja päris täpne katse on. No homme on küll 2 katset, aga pikad katsed 50 kilomeetrit, 10 sekundit, kuidas sa hindad, on see turvaline või ikkagi siin väga niimoodi alla lasta ei saa kusagil? Ei, no liiga palju jokutama ei saa jääda. Küsin veel, kui palju homme ka vihm ja ilm võib rolli mängima hakata? Ma ei oska öelda, ma ei ole veel vaadanud, mis seal lubab või ei luba. Okei. Eestlastest teisel kohal on Patrik Enok, kes on siis Rally 2 arvestuses kokkuvõttes 7. Tema see päev oli võib-olla natuke ebastabiilsem, olid mõningad eksimused, aga tervikuna auto tervena kohale toodud ja koht ei ole ka laite, nii et ta kaotab minut 41,1 sekundit Virvesele, aga koht on soliidne, Eesti meestest teine ja vaatamegi, mida noor kihutaja sellest päevast arvas. No nii, Patrik Enok, päev tehtud. Ei olnud vist lihtne, tuli sükseid apsakaid või natuke sükseid üle piiri minekuid mitu tükki sisse? No, võib ka nii öelda jah, et ütleme, täna oli nagu kohtades ikkagi õnne ka ja ei olnud lihtne päev jah, et see hommik juba algas niimoodi rabedalt ja selles mõttes ütleme, on olnud nagu madalamaid hetki, on kõrgemaid hetki olnud, et üldjoontes ma arvan, see esimese läbimise tempo on siuke suhteliselt okei, aga teistel läbimistel millegipärast ikkagi juurde panna niimoodi ei ole, et seda täpselt ei tea ka, et millest see nagu on, et seda tuleb nagu õppida ja analüüsida, aga ütleme, lõppkokkuvõttes oleme ikkagi 7. ja ilma väljasõitu võiks 6. olla, aga ma jääks niimoodi 75% rahule, et 25% oli sellist äpardusi natukene, aga Võib see ka rolli mängida, et see tegelikult Eesti kogemusi selle autoga on päris vähe, et Soomes oled palju sõitnud, et need Euroopasse minevad teed ja kõik see. No, ei tea, eks seda võib-olla siis Soomes ole näha, et kui hästi seal läheb, aga ma ei julgeks seda nagu niimoodi vabanduseks tuua, et ma arvan, et need teed on ikkagi mulle nagu teada ja siuke liivane pinnas on okei, et ma arvan, et lihtsalt see MM-i tase on nagu piisavalt kõrge ja tuleb ise nagu hoida külma pead, et nii kui hakkad nagu üle sõitma ja siis tulevad need apsakad sisse, et see ref on ka paraku natukene teistsugune kui Pirelli. No, täna oli erakordselt pikk päev, aga sinu jaoks ka harjumatu, et kuidas sa seda vastu pidasid ja võib-olla see ebastabiilsus tuleb ka sellest, et need päevad on ikka tihedad ja pikad või? Jah, ma ei oskagi öelda, et kas see nagu ebastabiilsus sellest tuleb, et ütleme, et kui ma ennem rallit tõdesin, et energiataseme hoidmine on selline nii-öelda võib-olla keerukas aspekt, aga sellega ma ei ole isegi tundnud praegu, et sellest oleks puudu just jäänud, et pigem võib-olla jah, need sellised teisel läbimisel see kiirus ei ole olnud lihtsalt päris see ja siis kui võib-olla kohati tahad rohkem, kui endal ise täna võimeline oled, siis tulevad need apsakad, et jah, ma arvan, et see päevapikkus võib-olla mingil määral mõjutab, aga mitte otseselt. Kui palju sa ka, ütleme, tänase pika päeva jooksul ka masina kallal muudatusi tegid või nii-öelda olid nii-öelda hommikusaadik isest autoga rahul? Ja ma auto koha pealt nagu ei ütleks, et midagi väga niimoodi valesti või ebasobimatu oleks olnud, et pigem jah, võib-olla pisimuutused teiseks läbimiseks, kui on rohkem rööpastee, aga üldiselt on see auto pool on, ma arvan, okei on. Ülejäänud eestlased püsivad ühtses grupis, 9. kohal on Karl-Martin Volver, 10. Romet Jürgenson, 11. Joosep Ralf Nõgene, seal meeste vahed on päris väiksed, näiteks Volver Jürgensoni vahe 7,9 sekundit ja Jürgensoni Nõgese vahe 7,6 sekundit, nii et seal veel ka viimasel päeval on võitlust oodata ja võitlus käib ka selle peale, kes on siis Eesti meestest 3., mis on ikkagi ka oluline tähis. Et vaatame, mida need 3 meest ka selle päeva kokkuvõtteks rääkisid. 2 päeva sõidetud, oled eestlastest 3. Kas ajab muigama või tegelikult sõidu põhjal võiks olla veel parem? Ütleme, et muigama, ütleme praegu ei ole kuidas võitis muigama, aga et ausalt öeldes me ei ole tulemusi jälginud nii-öelda, et vaadata nüüd, kus me nii-öelda siis
üldi mõttes positsioneerume, et me oleme lihtsalt jälginud sellist üldist katseaegusid ja vaatan, kuidas meil see asi siis sujunud on ja kui palju me mingite kohtadega kaotame, aga ei, selles suhtes on need väiksemad kaotused on täitsa arvestatavad, et teame, kus kohast need täpselt tulevad, et lihtsalt mingites kohtades meie enda jaoks ei ole nagu mõtet neid kohtasid pressida, sest et see on meie jaoks liiga suure riskiga täna. Et lihtsalt on vaja saada rohkem autot tunda ja rehvi õppida tundma, et eks see nüüd päeva teisest poolest tuli meil täitsa nagu hästi. Hakkasime autoseadet samamoodi uuesti paika saama, sõidustiili natukene muutsin, et natuke päeva alguse poole oli siuksed, no ütleme, et aeglaste kohti liiga backside entry'ga nii anda, nagu mulle meeldib öelda, et selline nagu Škoda Proto stiilis meil on. Aga nüüd hakkasime rohkem esiotsa nagu usaldama ja hakkasime esiotsa peal rohkem sõitma, et see nii-öelda Rally 2 autode just see Toyota eripära nii-öelda see on, et tuleb rohkem esiotsa usaldada. Aga jah, selles suhtes, et eks me päeva esimest poolt nagu arvasime, et midagi sihukest nagu võib tulla, et seal ongi puhtalt oli vaja mega palju kogemust, et seal niimoodi sõita, et eks see metsavahe oli selline ebameeldiv ja suurte riskidega koht, et tegelikult, aga jah, eks me natuke läksime see autoseade alla, aga eks täpselt ongi kogemust sealt saime ja järgmise korraks me teeme seda kaasa võtta, et selles suhtes on nagu kõik hästi meie jaoks. No Laura Joona 2 sekundi kaugusel homme pea 50 kilti sõita, no tuleb ära teha või? See ei ole meil homne eesmärk, et kindlasti meil on, eks samamoodi jätkame sama tempoga, mis meil täna oli, et kui me tunneme ennast mõnusalt, kindlalt, kõik klapib, siis miks mitte. Aga kindel eesmärk on see ralli lõpuni sõita, saada see maksimaalselt kilomeeter kätte, näha finišilippu ja sõita pärast ralli lõpus ikkagi üle poodium, et see on meil selle ralli põhiline eesmärk, et see kõik, mis ülejäänud tuleb, see on kõik meile boonus. Aga homne katse iseenesest sulle sobib oma olemuselt või? Jah, et ta on samamoodi hästi vahelduv, on kiiret aeglast, kitsast aeglast, et kõike põhimõtteliselt, et selles suhtes on, ma arvan, et homne päev on täitsa okei, et jah, eks see kiire osa peal samamoodi, eks kogenenumad lähevad võib-olla natukene eest ära, aga eks täpselt nii ongi, et aga eks homme näeme, lähme hea tundega peale. Edu! Aitäh! No ütleme nii, et ega me tegime hommikul ise enda elu kurvaks või keeruliseks, et ütleme, need esimesed 2 võib-olla ei olnudki kõige hullemad, aga Peipsiääre teise peal järelikult jäi oskustest või kogemustest puudu, et seal rööbastes nii kiiresti sõita kui nagu teised ja Mustvee alguses kohe lasime ühe kurvi otseks, kus võib-olla tagantjärgi oleks võinud natuke legend teine olla, et seal pidime tagurdama ja kaotasime ka aega, aga ütleme nii, et lõuna oli juba parem ja päev lõppes üsna positiivselt, et ikkagi on sõidutuju veel homseks. 150 kilomeetri jagu katsid ühe päeva jooksul, et kui suur väljakutse see ka vaimul on, et ütleme siin ka veel viimase katseni seda nii-öelda teravat fookust hoida? Ei teagi, isegi liiga keeruline ei olnud, aga pigem mõtlesin ise lõunal endale nagu maailma liiga mustaks, et siis õnneks tiimiliikmed tõid jälle maa peale tagasi ja sai jälle hoogu panna, et aga ei väga hullu polnud, et lõpuks on koduralli ja siin võib-olla mentaalselt natuke lihtsam. Mis plaan siis homseks on? Homme 2 katset, kokku päris suur hulk kilomeetrid. Ja ei, no homme lähme ikka suruma nii palju kui oskame, et eks me oleme täna ka surunud, aga ütleme nii, et tippudele ikka veel lähedale ei saa, aga eks me olemegi natuke realistlikult vaadates, siis võib-olla ongi vara veel natuke. Ja nii kaua kui jälle läks, siis oli okei, et selles mõttes täna ikkagi leidsime mingisuguse hoo üles ja saime nii-öelda oma siis ära teha, aga siis jah, ühe hüppe peal veidi läks külg ette ja puutusime seda metalllaia seda plokki, mis seda kinni hoiab, ja sealt läks rehvi. No sa rääkisid päeval ka, et autot sättinud ja oli siis kasu selles teisel ringil, et nende teede peal oli hea sõita iseenesest või? Jah, selles mõttes tunde me saime nagu mingisse kohta vähemalt, aga ikkagi, nagu ma olen enne öelnud, et see mingi viimane performance on puudu ja seda kuskilt välja ei võlu. Homme Kääriku pikk katse 2 korda läbitakse, et kuidas see katse olemuselt nii-öelda sulle sobida võiks? Eelmine aasta iseenesest sobis selles suhtes, et profiilita mulle meeldib ja autole võiks ka sobida, et liialt rööpasse ei lähe ja tegelikult on üsna nauditav. No Karl-Martin Volveriga on sul seal vahe selline näpistatav, et tuleb homme minna ründama, et seda eestlaste pronksi kätte saada või? Jah, selles mõttes sihukese ralli kohta on see vahe tegelikult juba üsna suur, aga ei kindlasti proovime.
Nagu lõunasel pausil juba rääkisime, siis selle päeva mustem pool oli selles, et Jaspar Vaher juba hommiku esimesel kiiruskatsel sõitis teelt välja ja lõhkus auto. Lõunapausil me veel taga rääkida ei saanud, aga pisut hiljem, kui mees oli juba hooldusalas, siis saime temaga ka juhtunust rääkida, nii et vaatamegi nüüd ühe noore kurva mehe emotsioone ja mõtteid. Jaspar Vaher, tänane hommik algas sinu jaoks ebameeldivalt. Palun räägi, mis olukorras väljasõit ja auto purunemine juhtus? Katse teises pooles lihtsalt ühes kurvis natuke liiga palju hoogu. Iseenesest legend ja kõik oli nagu okei, et selles mõttes lihtsalt natuke liiga palju üritamist, ma arvan. Ja ega siis polnudki, metsa vahel ruumi ei olnud ja põhimõtteliselt auto nina läks puusse. Ega sealt rohkem midagi ei olnudki, et auto esiratas tuli alt ära ja sealt nagu edasi ei olnud võimalik tulla. No see kiiruskatse on teada, et see on tehniliselt väga raske ja eriti meestele, kes ei ole seda sõitnud, et palju sa oled jõud praegu peas enda jaoks analüüsida seda olukorda, et kas see puhas kogemuste selline õppetund või? Võib-olla tõesti jah, et ega analüüsinud oma peas jah, aga tihtipeale kipub niimoodi olema, et oma peas olid need asjad kuidagi teistmoodi kui päriselt, et eks kui pärast videot saame näha, siis selgub tegelik tõde. Aga jah, võib-olla lihtsalt minu kogemuste pagasi jaoks veel natuke liiga kõva tempo või liiga palju üritamist, et ma arvan, et kiirus oli iseenesest hea, aga lihtsalt hetkel oskused siis või kogemused ei võimalda nagu sellist tempot hoida. No tulemuseks ilmselt kõige suurem kahju sul endal, ma usun, on nendest kilomeetritest, mis praegu jäid siin sõitmata, et täna oli väga pikk päev ja sinu arengu mõttes, kogemuste mõttes see oleks olnud ülioluline just need kilomeetrid saada nendest tingimustes. Ja muidugi, et eks sellest ongi eelkõige kahju, aga enam ei ole midagi teha, et tuleb lihtsalt kuidagi siit edasi minna. Homme lähed proovima? Vaatame, kui auto tagasi jõuab, siis hinnatakse autokahjusid ja siis selle põhjal otsustatakse. Okei, edu. Ralli üldvõidu peale heitluses on kõik muutusteta, nii nagu reedel Sami Pajari kõik kiiruskatsed võitis ja tõusis liidriks. Nii ta on liidri kohal ka praegu ning ta edestab Oliver Solbergi 25 sekundiga. Tõsi, täna ta enam kõiki kiiruskatseid ei võitnud, aga vahe veel suurenes. Kolmandal kohal on Adrian Fourmaux, kes kaotab liidrile 52 sekundit. Talle järgnevad Thierry Neuville ja Sébastien Ogier. Loomulikult pühapäeval tuleb veel tõsine heitlus, kuna jagatakse punkte nii pühapäeva eest kui ka viimase kiiruskatse eest. Sõidetakse siis 2 korda Kääriku kiiruskatset ligikaudu 50 kilomeetrit, mis on päris korralik kilometraaž, nii et seal iseenesest võib veel kõike juhtuda, aga selge on see, et puhta sõiduga Sami Pajari võitu mitte miski väärata ei saa enam ja loodame, et noorel soomlasel õnnestub siis siin karjääri esimene võit võtta. See oleks igati ilus, kui eelmine aasta Oliver Solberg sai siin oma karjääri esimese WRC sarja võidu, siis see aasta saaks Pajari, nii et oleks iga aasta uus ja noor võidumees ning see oleks omamoodi firmamärk ka Rally Estoniale. Ja loomulikult siis jälgime ka seda, kuidas käib Rally 2 arvestuses heitlus viimasel päeval. Robert Virvesel on siis 10-sekundiline edu ja loodame, et ta suudab ka seda hoida, et oleks juba nii-öelda 3-3 ja WRC 2 tiitlivõitluses väga kõva avaldus tehtud.